Usun, et me kõik oleme tähele pannud ka neid sündmusi, mis järjest maailmas toimuvad, ja see tähendab, et Kristus tuleb varsti tagasi. Me kõik ootame Kristuse tagasi tulekut ja see on lõplik lahendus sellele maailmale. Ja see kurjus, vägivald, sõjad, kõik lõpetatakse. Aga me peame veel kannatlikud olema, sest Jumal valmistab ette meie südamed, meie meeled, sest niisama lihtsalt me ei saa astuda Jumala riiki nii, nagu me praegu oleme. Me vajame pühitsust ja puhastust. Ja see, et Jeesust kohata tema auhiilguses, see ei ole lihtne asi. Sest see auhiilgus hävitab kõik patu hetkega. Ja sellepärast me vajame igaüks põhjalikku ettevalmistust. Ja kui me küsime seda, et mis on praegu meie kõige esimene vajadus selleks ettevalmistuseks, millest tuleb alustada? Mida ütleb meile selle kohta Jumala sõna? Jah, siin peab olema mingi hea algus. Mida ütleb sõna Jeesuse ootajatele? Ja see on kirjas, see esimene samm on kirjas tegelikult 3 ingli kuulutuses, Ilmutuse raamatu 14. peatükis. Ja mida see salm ütleb? Salm 7. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Nii et mis on siin esimene asi? Kartke Jumalat, Jumalat tuleb karta. Ja mida see endas sisaldab, miks see on vajalik? Sellepärast, et ilma Jumala kartuseta ei ole võimalik teda austada ja ka kummardada. Me ei saa Jumala ette niimoodi minna kummardada, et ükskõik kuidas. Nii et tegemist on praegu kohtuajaga ja me teame, et me elame praegu kohtuajas, see tähendab, me elame kohtusaalis otseselt. Terve see maailm on kohtusaal praegu. Ja kohtusaalis ei ole naljatamist. Seal ei ole alleluuja hüüdmist ja tegelikult kohtusaalis keegi ei tee mingit nalja. Kohtusaal on väga tõsine, sest seal tehakse igavikku määravaid otsuseid. Ja see on praegu. Ja mida see kõik meile tähendab? Me teame, et Jeesus on praegu ülempreestrina taevases templis ja ta on veel ülempreestrina. Aga tuleb hetk, kui ta võtab ära seljast ülempreestri riided ja vahetab need kohtuniku riietega. Ja siis on ka meie kõigi armuaeg läbi. Ja üldiselt kogudused on loonud endale sellised traditsioonid, kuidas Jumalat kummardada. Aga kuidas on selle kõige kummardamise juures lugu Jumala kartusega, mille kutsub meid tegelikult vastu võtma ju 3 ingli kuulutus. Ja 3 ingli kuulutus on ju meile antud. See on viimane kuulutus tervele maailmale. Ja kui see algab sõnadega kartke Jumalat, eks ole, sest muidu me ei saa teda kummardada. Sest Jumala teenistused peavad teda austama, aga Jumala kartuseta on võimatu Jumalat austada. Kas praegused Jumala kummardamise viisid ja kombed kogudustes viivad mind selle kogemuseni, Jumala kartuse kogemuseni? Kas nad viivad mind selleni, et ma olen patune?
kas nad viivad mind sellele, et ma vajan Kristust, et ma vajan uut iseloomu, ma vajan muutust. Ja kas see puhastab mind nii, et minus ei ole kortsu ega laiku, nii nagu meil on ette öeldud. Kas ma soovin sellist teenistust, kus mind pannakse valiku ette ja sellise valiku ette, et ma pean ennast muutma. Ma pean saama teiseks, ma ei saa jääda selleks, kes ma olen, sest mul on taevariigi uksed ju siis kinni. Ja kui me oleme kohtu ajal, elame sellel ajal, saame, Jumal on andnud oma armust selle võimaluse meile igale ühele õndsaks saada. Ja kui meile öeldakse, et oodake ja istuge lihtsalt, sööge ja jooge, see ei ole ju see, mida me tegelikult vajame. Süüa me, juua muidugi me vajame, aga me vajame ka väga tõsist vaimulikku toitu. Mida ütleb meile näiteks Galaatia 5:19-21? Aga lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kiltkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast, millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Nii et siin on kirjas mitte kõik, aga paljud asjad, millest tuleb vabaneda ja millega koos me ei saa Jumala riiki minna. Ja kui me nendest ei vabane, siis need hävitavad ju meid. Ja siin on näiteks juttu vaenust. Vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn. On need leebed patud meie arust? Nende pärast ei panda ju kedagi kogudust välja. Ja maapealne kohus ka nende eest siin trellide taha ei panna. Aga Jumala riigist need asjad jätavad meid välja. Ja kuna praegu me nagu tagajärgi eriti nagu ei kannata nende asjade suhtes, siis me võtame, et las nad siis olla või. Aga kas ma saan elada nüüd vaenus, riius kadeda meelega ja jonnida, kui Jumala kartus elab minu sees? Mida ütleb meile Rooma kiri 3 ja 10-18? Nõnda nagu on kirjutatud, ei ole kedagi, kes oleks õige, ei üht ainustki. Ei ole arusaajat, ei ole, kes otsiks Jumalat. Nad kõik on läinud kõrvale, nad on puha saanud kõlvatuks, ei ole kedagi, kes teeb head, ei üht ainustki. Nende kurk on lahtine haud, oma keelega nad petavad, madude mürk on nende huulte taga. Nende suu on täis sajatamist ja kibedaid sõnu. Nende jalad on nobedad verd valama. Hävitus ja õnnetus on nende teedel ja rahuteed nad ei tunne. Ei ole Jumala kartust nende silme ees. Ja see viimane salm ütleb, miks nad elavad sellist elu, mida siin kirjas. Sellepärast, et ei ole Jumala kartust nende silmade ees. Ja see esimene osa on see tegelikult tagajärg sellele, kui inimestel puudub Jumala kartus. Mürk on huulte taga, mõtle. Huulte taga kantakse mürki, suu on täis sajatust, kibedaid sõnu. Jah, ja kui Jumala kartus puudub, siis tulemused on sellised.
aga vaatame veel tekste, mida ütleb piibel meile 1. Timoteose 4, 7-8. Ent kõlvatut ja vananaiste vada väldi, aga harjuta ennast Jumala kartuses, sest ihulikust harjutusest on pisut kasu, aga Jumala kartusest on kasu kõigile asjadele ja sellel on käesoleva ja tulevase elu tõotus. Jumala kartusest on meile väga suur ju kasu, aga seda tuleb ju harjutada. Kuidas harjutada Jumala kartust? Me ei saa neid asju, palju asju meie elus on nii, et kui me ei harjuta, siis me ei saa neid asju. Aga siin on see, et sõna ütleb, et tuleb harjutada. Aga loeme järgmise teksti, 1. Timoteose 6:6. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui ta on ühendatud rahul olemisega. Vau! Praeguses maailmas inimesed investeerivad oma vara ja väärtust igale poole, et kasu saada. Maist kasu, eks ole. Aga mida see tekst ütleb? See on tuluallikas. Ja millal? Kui ta on ühendatud rahul olemisega. Vau! Rahulolematus, rahulolu Jumala kartusega ja selle läbi elamine, see on tuluallikas ja millist tulu ta toob? 2. Timoteose 3:5. Kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge ja nendest hoidu eemale. Nii et siin ta tuletab meile ka selle pettuse, et inimesed võivad omale ette manada sellise Jumala kartuse näo ja teha sellist kommetalitust. Aga näost on ju vähe, süda on oluline ja ta ütleb, et hoidu nendest eemale näitlemisest ja nad teevad lihtsalt näo, aga neil ei ole väge. Tähendab, nad ei ela seda oma praktikas läbi Jumala kartust. Aga 2. Peetrus 1:3. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Nii et meile on juba annetatud, tähendab, seda on juba antud ja see on sul olemas. Mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Nii et Jumal on sellest hoolitsenud. Aga kas me olen läinud seda ka iseendale isiklikult nagu nõudma ja tahtma on küsimus, sest me teame, et Jumal ei anna ju lihtsalt sellepärast, et ta tahab meile midagi pähe määrida, vaid ta annab need annid alati otstarve kohaselt ja vajadusele vastavalt. Aga järgmine tekst, 2. Peetruse. Siis kandke selle sama pärast kõike pidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkuses tunnetust, tunnetuses taltumust, taltumuses kannatlikkust, kannatlikkuses Jumala kartust, Jumala kartuses venna armastust ja venna armastuses armastust kõikide vastu. Sest kui teil seda kõike on ja veel lisatakse, siis ei lase see teid olla viitsimatud ja viljatud meie Issanda Jeesuse Kristuse tunnetamises. Aga kellel see kõik puudub, on pime, lühinägelik ja on unustanud puhastuse endistest pattudest. Vaata, kui hästi siin on öeldud kohe, et millised tagajärjed on Jumala kartuses. Venna armastus, see on üks meel ju. Armastus kõikide vastu. Ja kui me seda kõike on, siis
Jumal on nõus lisama kogu aeg midagi juurde. Ja see ei lase olla leiged ehk viitsimatud, laisad, ükskõiksed, vaata. Ja sa kasvad Jumala tunnetamises. Aga kui meil seda ei ole, siis me oleme vaes lapsed. See on Jumala and. Aga 2 Korintuse 7:1. Et meil nüüd on niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastagem endid kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehkem täielikuks oma pühitsus Jumala kartuses. Ja vaata, siit tekstist tuleb üks väga oluline asi, sest pühitsus on seotud otseselt Jumala kartusega. Kui meil ei ole Jumala kartust, siis ei ole võimalik saada pühitsetud. Tähendab, pühitsus on see, et Jumal eraldab meie elust mitte püha, kõik asjad, kõik eluviisid. Ja selle üks väga oluline komponent on nüüd see Jumala kartus. Kas meie sõnakasutusest kristlaste elus, ütleme kristlase sõnakasutusest tuleb ka see välja, kelle päralt ta on. Kristlaste suust tuleb ju tänu ja kiitus välja, aga muid asju ka tuleb ju. Süüdistus teinekord. Ja nüüd ühest samast nagu suust tuleb riidlemist, jonni, õiendamist ja Jumala kiitust. Ja mida selle kohta ütleb Jakobus? Sest me kõik eksime palju. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik mees, võib ka talitseda kogu ihu. Kui me paneme suulised hobustele suhu, et nad oleksid meile sõnakuulelikud, siis me juhime kogu nende keha. Nii et siin räägib just selle meie kõne. Kõne on ju tegelikult meie mõttemaailma nii-öelda veepealne osa, jäämäe veepealne osa on meie kõne ja ka teod. Aga mõttemaailm on see, ütleme, suurem osa on seal vee all, nagu jäämäel on. Ja nüüd see välja tulev osa ongi just meie suu kaudu. Ja kui me suudame suud talitseda, siis meie mõttemaailm on ju paigas. Ja ta võrdleb siin nagu hobustega. Kui ma olin siin noor poiss siin samas talus, meil oli kogu aeg hobune ja kui ma hobuse ette rakendasin, siis rauad pandi hobusele suhu. Ja kui mul olid ohjad küll, aga kui raudu suhu ei pannud, siis ma tõmbasin ohja, hobane ei kuulanud üldse. Aga kui rauad olid suus, nad olid väga tundlikud, siis ta keeras ilusti kohe. Kas paremale või vasakule või kui ma pidurdasin ja tõmbasin mõlemad korraks seis. Ta väga hästi kuuletus nende raudadele. Aga mõned hobused olid siin ka perud hobused. Vaata, peru hobune on milline. Sa tõmbad küll, ta ei kuule. Ja siis nendele pandi suu sellised kangasrauad või kangas. Või sellel raual oli veel selline vars taga. Ja see oli nüüd nii tugev, et kui ma nüüd ohjadest tõmbasin, siis ma võisin hobuse lõualuud puruks tõmmata. See oli perudele hobustele. Aga Jumal tahab, et meid juhtida ju mõtte, mõistuse, mitte raudade kaudu. Me ei taha keegi, et meil oleks mingid rauad suus ju. Ja ma ei tea, miks Paulus niimoodi võrdleb, aga loeme järgmise salmi, Jakobuse 3:4-5. Vaata laevugi, ehk need küll on suured ja kangest tuultest aetavad, juhitakse üsna väikese tüüriga sinna, kuhu päramehe tahtele meeldib. Nõnda on ka keel pisuke liige ja kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tüli süütab suure metsa.
pisuke tuli süütab suure metsa. Noh, me ei taha ju keegi, et meid raudadega juhitakse, aga laev võib olla väga suur, aga tüür on väga väike. Ja kas ei ole see, et Jumala vaimu vaiknääl on see väike tüür? Ma usun, et me tahame seda. Et ta ütleb õrnalt, kui me südames on rahu ja vaikus, ja ta õrnalt midagi ütleb ja me saame aru. Ja me keerame kohe oma elulaeva sellega. Et see on see mõte. Ja tuli süütab suure metsa. Noh, tuli ja leek. Tuli on ju leek. Ja kas sõnad ei või leegiks muutuda? Loe sõna leek tagurpidi. Mis sa saad? Keel. Ja kui ma keelt tagurpidi kasutan, ta muutub leegiks. Ta põletab kedagi, ta hävitab midagi. Nii et me iga sõna võib ka leek olla, aga ta võib ka väga palju kasu tuua. Hea sõna heal ajal. See on nagu kuldõunad hõbevaagnal. Nii et siin suus on väga ohtlik asi. Me võime kedagi väga põletada, ise ennast teisi. Samas me võime väga palju head teha. Aga loeme edasi. Samuti on keel tuli, on maailm täis ülekohut. Keel meie liikmete seas saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Sest kõikide, nii hästi metsaelajate kui lindude, nii hästi roomajate kui mereelajate loomu võib inimese loomu jõud talitseda ja on talitsenud, kuid keelt ei suuda ükski inimene talitseda, seda rahutut pahategijat täis surmavat mürki. Aga mida see siis tähendab, kui Jumala sõna ütleb meile, et me ei suuda oma keelt talitseda? Mida teha siis? Aga Jumal suudab. Ja võt siin on see koht, kus tuleb hakata tõsiselt Jumalat usaldama. Ja ma usun, et juba mõttemaailma väga korda sättima, sest meie mõttemaailmast tuleb ju see välja ulatav osa ehk keele talitamine. Ja kui me keelt õieti kasutame, siis Jumal saab selle keele läbi ka väga palju head teha, sest evangeelium on kõik ju keele ja tegude ja eluviisi nähtavaks toomine. Aga see keel on siin oluline osa. Ja loeme veel Jakobuse kirjast. Sellega me täname Issandat ja Isa ja sellega me sajatame inimesi, kes on loodud Jumala sarnaseiks. Samast suust lähtuvad tänu ja sajatus. Nii ei tohi olla, mu vennad. Kas allikas samast soonest keedab välja magusat ja mõru vett? Ega viigipuu, mu vennad, või kanda õlimarju või viinapuu viigimarju. Ei soola allikas või anda magusat vett. Noh, näiteks kui me keerame oma köögikraani lahti ja me teame, seal tuleb hea puhas vesi ja oleme seda testinud ja järsku tuleb seal mingi solgivesi. Aga suuga võib täpselt sama olla. Me ootame head sõna, aga tuleb vihkamine ja süüdistav meelsus. Ja meil on öeldud ju väga täpselt ka seda ette, et me peame andma igast sõnast aru Jumala ees. On see tõsine avaldus? Igast sõnast. Ja Jumala ingel paneb oma aruandesse need asjad ju kirja. Nii et nagu Paulus ütleb, et meil tuleb see vana loomus iga päev risti lüüa, sest kõik see halb, mis sellest suu allikast välja tuleb vanast loomusest.
uuest tuleb ainult head, sest uus on Jumala päralt. Ja sellepärast tuleb see vana risti lüüa koos saba ja sarvedega. Ja kristlastena mõtlema, et ei, meil saba ja sarvi küll ei ole. Aga kui tuleb ekstreemolukord, siis tulevad need saba ja sarv teinekord välja. Aga sellega tuleb tegeleda. Ja kui need keelepruuk jõuab meile sõnadesse, see, mis ei ole Jumala tahtmist, meil on mäletan aasta ikka palju aega tagasi, üle 10 aasta tagasi, meil hambaarsti juures ja hambaarst oli kristlane. Nad tegi siin mingit tööd ja nukitses ja rääkis. Ja siis üks tükk kukkus mul kurku. Päästel käest lahti. Kingi. Ja siis ta ütles kohe selle K-tähega sõna. Muidugi vabandus, kui tore. Aga see on ekstreemolukord, siis tuleb välja, mis seal on. Ja kui meie elus on need asjad, ja Jumal laseb need olukorrad tulla, et näidata, mis on meie südames. Ja Jeesus ütleb, et kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Kuidas küll nõnda lõikus. Kartke Jumalat. See on südame sisemine hoiak. Ja Jumala kartus hoiab ka meie keele tegelikult paigas, kui see kartus on olemas. Nii et Jumala kartus on külv meie kuulekusele. Ja miks inimesed mõtlevad, ka kristlased, teine võtta on raske kuuletuda. Aga Jumala kartus on siis puudu, on raske kuuletuda. Ja tihti õpetatakse meile, öeldakse, et saa Jumalaga sõbraks. Ja see on väga hea. Me kõik tahame olla Jumalaga sõbrad. See on hea. Aga kui ma näiteks lapsele ütlen seda, et saa Jumalaga sõbraks. Ja laps mõtleb, et no ma olen sõber oma naabripoisiga. Ja kui ta hakkab võtma seda niimoodi, et Jumal on nagu minu naabripoiss, eks ole, kellega võib vahest kakelda, nalja teha ja pulli teha. Ja sellise semutsemisega kaotatakse austus ja respekt Jumala vastu. Jumal on universumi kuningas, see on selline autoriteet, selline auhiilus, me ei kujuta seda ette tegelikult. Aga kristlastena me tihti oleme nii harjunud kuidagi sellega. Nii et Jumala kartus on otseselt seotud Jumalale kuuletumisega ja tema seadustele kuuletumisega. Ja kui Jumal asetatakse samale pulgale mingi naabripoisiga või naabrimehega, eks ole, siis hakatakse mõtlema, aga miks ma pean talle kuuletuma, eks. Nii et Jumal, kes on universumi loo ja meie elu üleval hoidnud, on tõeline autoriteet. Ja meil on öeldud seda, et kui inglid kummardavad sinna, katavad lausa oma näo. Nii et Jumala sõna on meile seaduseks ja eluks ja sõna kuulmatus on surmaks. Ja Jumal on põletav tuli patu suhtes. Ja me teame Soodoma ja Gomorra hävingut. Piir oli ületatud ja Jumal on ja kohtumõistja. Ja see kõik põletati maa 5 linna, mille asemel on praegu surnu meri. Ja kui me mõtleme veeuputuse peale, see oli kohus. Ja Jeesus ütleb meile, et tema tulek on täpselt sama, nagu oli veeuputuse ajal, nad sõid, jõid, võtsid naisi ja nad ei pannud tähele Jumala plaani, Jumala tahet. Ja nad võttis puha ära. Ja meie oleme selle maailma lõpusündmuste künnisel, kus terve planeet maailma tehakse otsus iga inimese kohta. Inimese kartus ajab meist välja Jumala kartuse. Oled sa nõus selle? Aga nii ütleb Jumala sõna. Ja Jumala kartus ajab välja inimese kartuse.
Ja kui inimese kartus on välja aetud, siis ta annab sulle julguse kuulutada tema sõna. Aga kui meil on inimese kartus, siis me ei lähe kuulutama. Ja kui meil on Jumala kartus, siis me ei karda surma. Me ei karda tagakiusamist, sest Jeesus on võitnud surma ja elav vaimu läbi sinu sees. Me ei karda. Loeme tekstid, mis on Malaakia kirjas. Malaakia 2:1-4. Ja nüüd teie kohta, preestrid, on see otsus. Kui te ei kuula ega võta südamesse, et te peate andma au mu nimele, ütleb vägede Jehova, siis ma läkitan teie vastu needuse ja muudan teie õnnistused needuseks. Jah, needuseks, sest te ei ole võtnud seda südamesse. Vaata, ma raiun teilt käsivarre ära ja puistan teile mustust näkku, teie pidupäevade mustuse, ja teid endid viiakse selle juurde. Ja te peate tundma, et mina olen teile läkitanud selle otsuse, et minu leping Leeviga jääks püsima, ütleb vägede Jehova. Nii et selline tõsine olukord preestritega. Kui te ei kuula, kui te ei võta südamesse ja te ei anna au minu nimele, siis selle kaudu juba valitakse needus. Õnnistused saad hoopis needuseks. Ja ta ütleb, et ei ole võtnud südamesse seda, et te peate tundma, et mina olen teil läkitanud. Tähendab, et see on nii suur vastutus. Ja milline oli tegelikult Jumala leping Leeviga? Malaakia 2:5-9. Minu leping temaga oli elu ja rahu ja ma andsin selle temale, et ta kardaks ja ta kartis mind, ta värises mu nime ees. Tõsine käsuõpetus oli tal suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Rahus ja otsekohesuses käis ta minuga ja hoidis paljusid süüst. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse käsuõpetust, sest tema on vägede Jehova käskjal. Aga teie olete lahkunud sellelt teelt, olete õpetusega pannud paljusid komistama, olete rikkunud Leevi liidu, ütleb vägede Jehova. Sellepärast teen minagi teid põlatuiks ja armetuiks kõigi rahvaste juures, sest te olete tähele pannud minu teid, sest te pole tähele pannud minu teid, vaid olete õpetuses olnud erapoolikud. Ja millest see on kõik, see on alguse, et on selline erapoolikus õpetusest ja poolik usk. Ja siin ta ütleb väga hästi, et mida Jumal talle andis Leevile, et ta kardaks mind ja ta kartis mind. Ja mis oli selle tulemus? Ta värises mu nime ees. See ei ole lihtsalt mingi sõnatolks, ta värises ja kartis. Ja mis oli selle tulemus? Tõsine käsuõpetus oli ta suus ja pettust ei leitud tema huulilt. Vaata, kuidas Jumala kartus hoiab tegelikult meid halvast. Rahus ja otsekohesuses ta käis minuga. Ei olnud mingit läbi lillede juttu ja keerutamist, vaid otsekohesus ja rahu. Ja mis oli taga, et ta hoidis paljusid süüst. Sest jutt on preestritest, kes on eeskujuks. Tänases mõttes pastorid, kes on eeskujuks. Ja kui nad elavad Jumala sõna järgi, siis nad hoiavad paljusid süüst. Nii et ta ütleb siin selgelt, et ta on vägede Jehova käskjal. Ja nüüd ta toob selle alati 8. salmist, et te olete lahkunud sellelt teelt. Olete õpetusega pannud paljusid komistama. Ja kui sa vaatad praegu olukorda, kuidas on õpetusega pandud inimesed komistama
ja räägitakse Jumala sõna ümber, on see naispastorluse teema, mis on nii selgelt öeldud, ja öeldakse, et see tuleb vastupidi lugeda. No kuidas? Aga see tähendab Leevi liidu rikkumist, ütleb vägede Jehova. Ja sellepärast teen minagi teid põlatuks. Tähendab, ta võtab aukartu või selle autoriteedi ära. Ja põhjus on see, et ollakse erapoolikud. See on see leigus. Ei see ega teine. Ne rõõbaine mjässa, nagu vene keeles öeldakse. Nii et see on selline hoiatus. Nii et siin on kirjas Jumala kartuse tagajärjed, Jumala kartmatuse tagajärjed. Ja see on külv. Jumala kartus külva mees midagi. Ja kui me ei karda Jumalat, siis me ei taha ka andeks anda. Ongi see omavahel seotud. Näiteks see tähendamissõna Uues Testamendis, kui kuningas annab ühe alamale väga-väga suure võla andeks, mida ta elu sees ja tema lapsed ja lapselapsed oleks suutnud ära maksta. Ja sellepärast, et ta läheb paluma ja talle antakse andeks. Aga järgmine päev ta näeb oma võllas, kes on ühe päeva tasu talle võlgu, ta hakkab teda kägistama ja survestama. Ja nüüd see jutt jõuab uuesti tagasi kuningane ja ta ütleb, et sa oled kõlvatu sulane olnud ja ta annab ta piinajate kätte. Ta ei andnud seda armu edasi, mis ta oli ise saanud. Kes andis ta piinajate kätte? Kas Jumal või saatan? Isand andis ta piinajate kätte. Ja me võime ka nii öelda, ta võttis oma kaitse ära ja saatan ootas seda. Aga selle otsuse tegi kes? See inimene ise, kui ta keeldus isanda poolt saadud armu teistele jagamast. Nii et kui me ei kooskõlasta oma elu Jumala eluga, anname edasi vale sõnu. Mida ütleb meile ilmutuse 16, 13-14? Ja ma nägin lohe suust ja metsalise suust ja vale prohveti suust väljuvad 3 rüvedat vaimu, otse kui konnad. Need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmamaa kuningate juurde, neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Jah, mida need konnad siis teevad? Konnataolised kurjad vaimud. Huvitav, et miks just konnad? Oled sa mõelnud sellele? Mis elukas see konn on? Krooksuvad just, hüppavad, aga nad on kahepaiksed. Aga kas sa tead, kuidas konnad oma saaki püüavad? Keelega, just. Tal on siuke pikk libe keel ja kleepukeel. Ja kui ta näeb mingid putukad, mingid saakis, see keel käib välk kiirelt ja ta kleebib kohe selle putuka keele külge, tõmbab ma suhu ja neelab alla. Ja kui sa mõtled sellele, sellepärast see on väga mõjuv pilt valeõpetustest, kes ütlevad, et nad on väga mahedad, ilusa jutuga, tihti tulevad see juurde, kuulutavad evangeeliumi. Aga see evangeelium ei ole puhas. Seal on midagi ära võetud, seal on midagi juurde pandud. Ja peamine suund, mis ma olen viimasele märkanud, on see, et pühitsus on lahutatud päästmisest, mida ei tohiks kunagi lahutada. Ja nad kuulutavad seal, et usu vaid ja sa päästad. Ja need, kes on selle vaimu ehk konnade mõju all, keda nad tegelikult otsivad?
see taga on vaim. Aga nad on nagu konnad, eks ole. Ja kellest on saatan huvitatud kõige rohkem lõpu ajal? Millisest inimgrupist? Need, kes peavad Jumala käske, kellel on Jeesuse usk ehk tema tunnistust. Seda ütleb meile ka Ilmutuse raamat. See on jääk. Et konnad on kõige rohkem huvitatud sellest jäägist. Ja konnad väga hästi kohanevad kliimaga. Vaata, kui sa paned konnapotti ja hakkad keetma, vesi hakkab soenema, ta ei hüppa sealt välja. Kui sa järsku viskad kuuma ette, siis hüppab välja. Aga kui vaikselt niimoodi läheb, ja siis ta lõpuks hukkub. Täpselt sama on külmaga. Mul oli siin samas talus, üks aasta oli plekk oli maa peal ja külmakraadid oli põues. Siis ma läksin seda plekki ära võtma, võtsin selle plekki ära. Selle pleki all olid konnad, aga nad olid juba külmunud. Võtsin, võtad kanna jalast kinni, ta on nagu jäätükk. Kõva, ära külmunud, läbi külmunud. Ja nüüd, kui kevadel tuleb päike sinna peale, tärkab ellu. Kuidas võib elu olla sellises vormis? Kujuta ette. Sa oled talvel külmunud. Jah, kevadel ärkad üles. Ja see on kahepaiksus, nad võivad olla külmuda, nad võivad lasta ennast kuumutada, nad kohanevad hästi kliimaga. Ja need, kes on selle vaimu mõju all, võivad samuti väga hästi kohaneda näiteks adventliikumisega, samuti Elemaidi tunnistusega. Kuid seda tehakse osaliselt ja poolikult. Ja siis nad ujuvad vaikselt sulle külje alla. Oma libeda keelega. Pane tähele, neil on libe keel ja sellega nad ujuvad sulle külje alla, et sind püüda, et sind alla neelata. Ja selle taga on tegelikult vaim. See ei ole niisama mäng. Ja on väga kurb, kui terve kogudus satub sellise konna libeda keele alla ja mõju alla, vaimu alla tegelikult, õpetuslikust seisukohast. Ja ta ei saa aru, kelle meelevalla alla ta on sattunud. Ja meil on sellepärast antud hoiatus, et katsuge vaimud läbi, vaadake, et kedagi ei saaks eksitada, sest eksitus läheb väga suureks, nii ütleb Jeesus. Ja ta ütleb, et nende viljast ei tunneta nende eluviisist, kuuletumisest Jumalale. Ja tõeline Jumala kartus ei saa kunagi sellist kahepaikset mängu mängida, konna mängida. Ja huvitav on see, kui sa palvetad nende asjade pärast, kohe ei saa öelda otsust, aga kui sa palvetad, siis nad paljastavad ennast ise. Sest nad ei kuuletu Jumala seadustele. Nad võivad olla väga suured teooriate meistrid, aga nende isiklik elu ei vasta sellele. Sellepärast sõna ütleb, et katsuge nad läbi nende viljast, et tunnete neid. Ja loeme siia juurde Johannese 14:21. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Milline tagajärg on armastusel Jumala vastu? Esiteks on see, et kes armastab, see tõesti kuuletab Jumalale ja kui see armastus on olemas, siis Jumal tahab ka teda armastada ja veel enam ta tahab ilmutada ennast. Aga Johannese 14:23-24. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõnu ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid on isa sõna, kes mind on läkitanud.
Ja kas see on Jumala armastus, kui hüütakse halleluuja ja tehakse ülistusteenistusi ja tervendatakse? Aga mida ütleb sõna? Kui ma katsun selle sõnaga läbi need teenistused ja ülistusteenistusest, kus on selline nagu mantraks läheb see laulmine, teinekord korratakse ühte lauset mitukümmend korda. Ja kui sa tutvud nende inimeste eluga, siis nad on vastu Jumala seadustele, temale kuuletumisele tegelikult otseselt. Ja Jumala sõna testib ju nii hästi need lahti. Nad ei kuule Jumalat. Ja huvitav on see tekst veel, mis me täna ka õppetunnis õppisime, just see Kolossuse 1, 26 ja 27, aga loeme. Seda saladust, mis oli varjul endiste ajastute ja sugupõlvede eest, aga nüüd on avalikuks tehtud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, milline on selle saladuse au, hiilguse, rikkus paganate seas. See on Kristus teie sees, au, hiilguse lootus. Ja see on saladus ja kes sellest saladusest siis osa saavad? See avatakse pühadele, mitte igale ühele. Teised ei mõista seda. Need, kes elavad pühitsetud elu ja käivad koos Kristusega, nendel avatakse. Ja see on Kristus teie sees, auhiilguse lootus. Ja ma just mõtlesin seda, et kui seda sama teemat räägid inimestega, osa on kohe väga vastu ja vihased. Miks? See on Jumala sõna. Kristus elab teie sees. Ei, me sees elab mingi vaim, kolmas tegelane. Ja see ei ole avatud neile, sest nad tahavad teistmoodi uskuda. Ja Jumal ei sunni peale nendes ja sellepärast see ongi sõelumine, sest meil on võimalus seda lihtsalt kuulutada. Ja sõna ütleb ka, kui inimene ei kuula, siis ära käi talle peale, siis ta jääb enda juurde. Aga kelle juurde ta siis jääb, kui ta ei kuule? Kolossuse 2:2-3 loeme. Et saaksid kinnitust nende südamed, olles kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkusesse ning tunnetaksid Jumala saladuse, Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Näedka hästi on öeldud, tunnetaksite Jumala saladuse. Ja kui sa kogeda tunnetad, siis sa hakkad osa saama sellest aardest. See on tarkuse ja tunnetuse aarded, see on osadus, isiklik osadus Kristusega. Nii et kõik need aarded, kõik saame ainult Kristuselt. Ja mõtle, kui ta elab sinu südames, alles siis me saame olla tema tunnistajad, sest tema hakkab meie läbi tunnistama ja võt siis on vägi. Meil endal ei ole seda väge. Ja sest siis on Jeesusel võimalus ilmutada ennast sinu sõnade, sinu tegude ja kogu eluviisi kaudu. Jumal on tulnud oma vaimu läbi sinu ellu. Ja vaimul ei ole keha. Ja nüüd ta palub sind. Ta palub, et anna oma käed, oma jalad, oma silmad, oma kõrvad, oma suu minu käsutusse. Ja sellepärast ka Jeesus sündis maa peale ristimisel, isa andis oma vaimust osada. Ja Jeesus lubas täielikult isa vaimul ennast kasutada. Ja meil on täpselt sama võimalus. Isa ja poeg lausa mõlemad oma vaimuga tulevad meie sisse. Ja ma pean harjutama seda, et ma annan ennast Kristusele üle
ja tema saab minu läbi neid asju teha, sest sellel on tulemus. Nii et ta soovib sinu mõtteid, sinu südant, kogu tervenisti. Kusjuures meie isiksus jääb samaks. Isiksus jääb alles. Aga sa lubad temal tegutseda. Ja selle kaudu me kasvamegi Kristusega kokku nagu oks viinapuuga. See on nii vapustav, kui sa koged seda. Ja kui sa nii elad, siis seda hakkavad katma tema teod. Mõtle, sind hakkavad katma tema teod, tema sõnad ja neid nimetatakse usutegudeks. Ja sellega tuleb Kristuse sarnasuse taastamine sinu ellu. Ja seda nimetataksegi Kristuse õiguseks, sest ta katab sind oma tegude ja oma sõnadega. Tema elu sinus on selle valge plekitu riide ehk pulmariide. Tema on see pulmariide ja tema saab nüüd sinu katteks praktika kaudu. See ei ole mingi ulmeline, mingi matemaatiline tehe, et kui ma seda oskanud, siis mul on Kristuse õigus. Ei, see on praktika. Siis ta saab sind katta endaga. Ja siis on tõesti see õigus. Ja selle kohta Paulus apostol ütleb, et nüüd ei ela enam mina, vaid vana inimene ei ela enam, vaid Kristus elab minu läbi ja minu sees oma võrratut elu. See on meil kõigi võimalus. Ma tahan lugeda ühe lõigu siit. Kristuse tähendamissõnad, lehekülg 177. Kogudusele on antud rõivas, et ta riietuks säravasse, puhtasse peenlinasesse. Nii, et tal ei oleks plekki ega kortsi ega muud selle sarnast. See peenlinane, ütleb pühakirja, on pühade õigus. See on Kristuse õigus, tema laitmatu iseloom, mis on usu kaudu antud kõigile, kes võtavad tema oma isiklikuks päästjaks vastu. Ja teine tekst on veel üks lühike tekst, lehekülg 180. Kõik nad loodavad saada Kristuse surma kaudu päästetud, kui nad keelduvad elamast tema ennast ohverdavat elu. Nad ülistavad tasuta armu rikkust ja püüavad end katta õiguse välise kujuga, lootes varjata oma iseloomu puudusi. Kuid nende pingutused osutavad Jumala päeval asjatuks. Kristuse õigus ei kata hellitatud pattu. Inimene võib olla südames seaduse rikkuja, aga kui ta välispidiselt pattu ei tee, siis võib maailm pidada teda laitmatuks. Kuid Jumala seadus vaatab südame saladusi, iga teo üle mõistetakse kohut, seda ajendanud motiivide põhjal. Kohtu ees jääb seisma ainult see, siis kes? See, kes on kooskõlas Jumala seaduse põhimõtetega. Ja selleks kõigeks me vajame Jumala kartust. Nii et see õigus tuleb siis, kui sa loovutad ennast Jumala armastusele, mis on Jeesuses Kristuses. Ja seal ei ole mingit sundi, nagu me hommikugi rääkisime. Jeesus ei sunni meid, ta palub. Ja siis tulevad tõeliselt esile püha vaimu viljad, armastus, rõõm, rahu, pikmel, headus, kasinus. Sellise vastu ei ole surma pattu ega surma käsk. Ja Jeesus on tahtlik selle jõu andma, et seda kõrget eesmärki saavutada. Ja ta tahab nagu ülekandeid teha järjest sinu kontole, armastuse ülekandeid sinu südame kontole. Tõeline
Jumala kartus sisaldab ja väljendab alati endas armastuse respekti. Et huvitav, Jumala kartus on alati seotud armastusega. Jumala kartus ja armastus koos teevad suurimat imet. Nad muudavad Jumala käsud väga meeldivaks ja ihaldusväärseks. See on nagu lemmiktoit. See on nagu magustoit sulle. Kui Jumal teeb seda minus. Aga kui keegi sunnib peale, siis see ei toimi. Ja see on uus elu. Vana on möödunud. Ainult Jeesus läbi on see võimalik. Tema üksi on meie ülempreest. Tema on üksi meie kuningas. Ainult Jeesus on oma vere meie eest valanud. Ja tema veres on meie uus elu. Tema sünnitas meid Golgatal uuesti. Ja kui me mõtleme sellele, siis see oli maailma raskeim sünnitus, mis üldse kunagi on olnud. Kui palju ta valas sellega verd, kui palju ta kannatas, aga ta sünnitas. Ja see sünnitus oli nii raske, et ta suri, et sind ja mind uuesti sünnitada. Aga ta tõusis 3. päeval üles, et näha oma uuesti sündinud lapsi. See oli nii ränk, aga ta võitis ja annab ka võimaluse meile selleks võiduks. Ja sellepärast ongi meie uus sünd, meie igavik temas. Ja sellepärast ütleb, vaata, ma olen iga päev teie juures kuni maailma ajastu otsa, et anda sulle üle isa pärand. Aamen.